Tuleme nüüd südamejuttude juurest elu enese juurde tagasi. Mul on hea meel öelda tere Jaan Kaplinskile. Tere. Ja, et Jaan oli nõus meestele midagi meelde tuletama või hoiatama. Ma arvan, et Eesti mees vist ega ta õpetussõnadest vist õppust ei võta. Kas Eesti mees saab õpetada üldse midagi? Noh, mingis õrnas eas ikka natuke saab, aga üldiselt Eesti mehel on ju see, et Eesti mees ei nuta ja Eesti mees on niimoodi püsib püsti, kannatab kõik välja, hambad risti, aga tegelikult ega kõike ei tohiks ikka niisama kannatada, vahel tuleks ka abi otsida õigel ajal. Jah, et tihtipeale jäädaks just selle abiga otsimisega hiljaks, nagu ka minu puhul on süda lõigatud, et kuidagi enese-hävituslik elu on niisugune noores põlves. Sa mõtled, et see tervis on sulle jumalast antud ja küll ta siis vastu peab, aga tegelikult tuhkage. Kuidas sinu tervis on olnud? Kuidas tervis on sind elus saatnud, hellitanud? Ega ma väga nuriseda ei või. See, et ma lähenen 70. eluaastale ja võin teha aiatööd ja natuke metsatööd ja see on ikka suur kingitus. Minu tervis hakkas paranema siis, kui ma hakkasin käima külmas Ahja jões suplemas. Tükk aega, mitu suve ma ei käinud üldse vees. Aga siis sain endast võitu ja pärast seda tervis paranes. Tundsid kohe, et midagi on nagu muutunud? Kas oli see teadlik selline minek või oli see lihtsalt nagu looduskutsus? No see oli ikka juba natuke teadlik ka. Ma mõtlesin, et kuidas ma siis ei saa, et kardan külma vett. Aga vana sa olid? No 11-12. 11-12. No ikka juba natuke niimoodi mingit mehe mõistust tuli natuke ka. Aga see ongi see, et endast jagu saada, üle saada. Kas kirurginuga on ka sinusse puutunud? No eks ikka ole selle aja peale. No, see, mida meedikud nimetavad vist ussripikuks pimesool, appendiks, see on ära lõigatud päris lapsepõlvest. Aga hiljem olen ma elanud nüüd juba 6. aastat ilma eesnäärmeta, ilma prostatata. See oli muidugi tõsisem lugu. Ja see ongi õppetund, mida peaks teistega jagama. Millal ta kas ta hoiatas sind ise, andis tunda sul varem juba? No see ongi, et nagu ma nüüd targaks olen saanud ja kuulanud meedikute jutte ja ettekandeid, krooniline põletik. No minu nooruses väidetavalt arstid ütlevad, et ega seda prostatiiti või eesnäärme põletik, sellest palju ei teatud. Ka meditsiinis oli ta selline vähe tuntud valdkond. Ja seda nagu korralikult ei ravitud ja ma ei osanud ka sellele tähelepanu pöörata. Ja krooniline põletik ja üldse Eestis paljud asjad kipuvad olema kroonilised. Ja nagu meedikud ütlevad, et meie kliimas üldse näiteks eesnäärme asjad on väga tõsised probleemid meestel, mida Lõuna-Euroopas näiteks ei olevat, seda peaaegu ei tunta. Ja nii ta siis oli. Ja lõpuks ma läksin ja tänu niimoodi tuttavatele meedikutele, kes ütles, et mine ikka, et lase kontrollida. Käisin korra, käisin teise korra, käisin 3. korda ja tehti natuke ravi ja andis tagasi. Aga siis, kui ma läksin lõpuks, on olemas, mida küll minuealised mehed peaks kohe tingimata tegema, PSA, Prostata Specific Antigen. See tuleks ära teha. Mis see siis on? Kuidas see välja näeb füüsiliselt? Füüsiliselt on vereproov. Vereproov, jah. Võetakse sul siit käevarrest ja leitakse seal, mida vaja. Ja kui need numbrid lähevad ikka seal juba üle 4 ja siis tasub asja edasi uurida. No, minu arst helistaski lausa ja ütles, et peaks uurima, et seal võib midagi halvasti olla. Ja kena oli, läksin. Ja kui ei oleks olnud niisugust arsti, kellega oli niisugune hää, usalduslik, mõnus vahekord, siis võib-olla oleks venitanud, aga ma sattusin just õigel ajal. Võib-olla pool aasta hiljem siis oleks asi olnud juba tõsine, sest ta sunnik läheb ju, annab metastaase, läheb laiali. Nii et meestele sõnum oleks see, et kui niisugused põletikud on valulised ja kui ka niimoodi seksimise juures sealt, et seemne purse ejakulatsioon võib valuline olla, siis tasub
igal juhul minna ja lasta asja kontrollida, sest need on kõik seotud omavahel. Mida Eesti mees peaks tegema? Kas ta peaks kardinaalselt midagi muutuma, et ta saaks elada rohkem oma kauem ja pikemalt oma pere ja oma kalli kaasaga koos? No mida Eesti mees peaks tegema? Tähendab, evolutsioonibioloogid ja psühholoogid on näidanud, et see teatav kemplemine, teatav riskimine, oma eluga mängimine kuulub ilmselt mehe iseloomu juurde. Aga see ei tähenda, et siin võiks laialt ja lobedalt minna lasta. Ma arvan, et teatud valdkonnas tuleks seda väga kõvasti tagasi tõmmata. Okei, mäesuusatamised, võib-olla rallisõidud ja kus on, mis ei ole nii otseselt ohtlikud, aga seda kärakat ja tubakat, sellega tuleks küll tagasi tõmmata. Oled sa suitsumees ka olnud? No olen, aga ma ei ole, võib-olla viimased 20 aastat, vahepeal oli üks aasta jagu umbes, kui ma jälle tõmbasin, aga ei ole enam, jah. Mina olen ka nüüd ilma juba 15 aastat, aga ma olin nagu korsten, suitsetasin nagu hull ja nagu rumal inimene, täitsa rumal inimene, mõttetult. Ja muidugi, mis meid lapse east peale ohustab, on ikkagi see maiused ja see rämpstoit, igasugused krõpsud ja muud asjad, mida võib ju vahel võtta, aga hetkel sa tervise üle kurta ei saa. Kas sa oled ka teadlikult elus midagi hoidnud ennast millestki ahvatusest eemal? No eks ma sellest suitsust ole, jah. See oli ikka teatud loobumise asi, sest Riigikogu ajal siis sai ikka kõvasti tõmmatud, polnud midagi. Ja võt seltskonna asi, kui sa üksinda oled, siis kergem maha ka jätta. Ja kui ma ära tulin ja maal elan, siis nagu ei ole seda vajadust nii väga. A napsuga? Natuke? Natuke, aga ilmselt mitte üle. Ega sõltuvust pole kunagi olnud? Ei tunne küll. Mitte kunagi? Ei ole olnud, jah. Et alkohol ja sigarid on kindlasti see, mis hästi palju mehi nagu rajalt maha võtab ja tapab ja alkoholises peaga võib-olla tehakse ka selliseid mõttetuid ja riskantseid otsuseid, ka siis liikluses või elus üldse ja hävitatakse enda elu. Kas meest paneks mõtlema ka see, kui ta mõtleb oma pere peale, kui ta mõtleb oma laste peale, et kas see aitaks nagu hoida nendest asjadest eemal, mõelda rohkem oma tervise peale, näha, et lapsed kasvavad suureks, näha lapsi? No igal juhul, kui sul on ikka pereelu korras ja lastega palju tegeled, siis küll tahaks näha, mis edasi saab. Tahaks näha lapselapsi, tahaks näha lapselapsi. No mul see viimane lootus, võtta, et isegi on olemas, et kõige vanem lapselaps on juba 18, et teised tulevad järele. Et näis. Jaan, sinuga oli meeldiv ja tore vestelda ja ma arvan, et nii mõnigi mees, kes meid täna vaatas või kes meid on vaadanud, et ma usun, et hakkab millalgi mõtlema, hakkab võib-olla laseb endast teadvustab läbi, et mida ta on elus, mida kindlasti peaks teistmoodi tegema ja kindlasti mina soovitaksin meestel ikkagi käia arsti juures ära, kuigi see võib, nagu sa eelnevas vestlus ütlesid, see võib olla väga tülikas, et sa ei pääsegi nagu arsti juurde, eks ju, et on nagu kättesaamatuks tehtud, aga kindlasti tasuks ennast kokku võtta sellepärast, et kuskilt sa pead teadma saada, mis su sees toimub, kas need protsessid, mis sus toimuvad, on nad õiges suunas või on nad sellised ohu suunas? Ja õppima oma keha jälgima, kuulama seda sisemist häält. Ma olen see paar korda elus on see mulle öelnud, et asi on tõsisem. Kui sa arvad, jah? Ja minu eas ja juba varem juskil 5-60-selt seda PSA-d peaks ikka laskma teha. Ütle see siis laiendatud sõnadega ka, see PSA. See on siis prostataspetsiifiline antigeen. Antigeen, see annab vastused võimalik hädaldele, jah? Üldjuhul näitab, kas on prostatas mingisugused protsessid, mille vastu organism siis ise antigeene produtseerib. Ja siis, kui seal arst juba teab, mis numbritest peale peab hakkama asja tõsisemalt jälgima. Nii et mehed, jälgige ja kuulake ja usaldage oma keha, usaldage loodusäärt, mida ta sulle ütleb. Et kui sa tunned, et ikka peaks arsti juurde menema, kas või seda PSA-d tegema, siis võta ennast kätte ja mine kindlasti.